käsil juba kolmas kõnesaate osa Belgast number 3, kus meil on külaliseks Silver Laus firmast Shroomwell. Ma ikkagi mainin ära ka, et endise nimega Chaga Health. Just. Et mina olen pikalt teadnud seda Chaga nime all, aga nüüd arusaadavatel põhjustel te muutsite selle nagu ära, et täna me läheneme natukene teisest küljest või toome sisse täitsa teise maailma, mis on seente maailm. Aga seal on hästi palju kokkupuutepunkte nii tervise mõttes kui nende päritolu mõttes, kui ka nagu puht igapäevases või nagu sellises tänapäevases legaalses mõttes on nagu selliseid mitmeid kokkupuutepunkte kanepiga. Ja selle tõttu see pakkumine see tehtud ja Silver õnneks võttis selle vastu. Et väga tore. Nagu ikka asume siis ilma pikema sissejuhatuseta asja kallale. Ja ma annaksin korraks sõna sinule, et võib-olla ütled hästi lühidalt, kes sa oled, kuidas sa võib-olla Shroomwelli jõudsid ja millised on sulle hingelähedased teemad seal, millega sa nagu tahad tegeleda võib-olla, et... Jaa, absoluutselt. Alustuseks aitäh kutsumast. Kindlasti väga põnev maailm, mida sa nagu püüad avada ja ma tunnen täpselt samamoodi, nagu sa ka mainisid, et siin on neid puutepunkte. Nii raskustes kui ütleme selles edus ja kõiges muus. Et, minust lähemalt nimis Silver Laus ja sükest ettevõttest nagu Shroomwell ja nagu sa ütlesid, et sina tead Chaga Health nimel, siis ta on üsna värske Shroomwell, nüüd viimane 2 kuud on ta olnud Shroomwell ja põhjuseid selle jaoks on nagu mitu, aga peamine on see, et tegelikult me oleme väga rahvusvaheline bränd ja me tegeleme rohkem kui ühe seenega täna, meditsiiniseenega, et varasemalt alustasime Chagaga, sellest tuli ka nimi Chaga Health, aga täna tegeleme erinevate meditsiiniseentega ja Chaga oleks lihtsalt on väga piirav. Ja teine sükene, ütleme, murekoht, ütleme, mis pikas vaates me vaatasime, et me peame sellega midagi tegema, on see, et kui sa oled wellness bränd, tervisebränd ja sul on health on nimes sees, siis mingid teatavad institutsioonid istuvad sul kukil, ütlevad, nii ei tohi teha. Tõesti? Jah, Eesti kaasa arvatud. Ehk siis... see probleem selle juures on siis milline täpsemalt? See, et sul on ametlikus brändi nimes on health sees. Et see mingil moel ei ole lubatud, see on siis kuidagi eksitavalt suunav? Viide tervisele, et selles suhtes, et... Okei. Et järjest kõik, ma vaatan, kõik Euroopa brändid järjest muudavad oma nime, et kes toob sinna mushroom või kes toob midagi muud sinna. Aha, selge. Mm-hmm. Ehk siis sellest lähtuvalt tegime ka meie Shroomwell. Shroomwell oma nagu tegelikult see tähendus Shroomwell, et ta on mushroom wellness, et sellest kokku pandud, aga ta on tegelikult käiber fraas, mis on Shroomwell on siis väärindades seent inimkonna hüvanguks. On ta see käiber fraasi nagu nii-öelda lühend kokkuvõte. Ehk siis, ja ongi inimkonna hüvanguks ei tähenda ainult tervist, vaid tegelikult tähendab kõike, mis meie elukeskkond, kõik on ju. Aga see on päriselt olemasolev sõna enne seda, kui te hakkas seda kasutama või te defineerisite selle ise? Ta oli tegelikult ennem olemas, aga me oleme seda nii-öelda läbi brändi nüüd populariseerinud. Väga äge. Mina ei olnud üldse selle kursis, et see väga vähesed olid, et ega ta tuli rohkem sealt Ameerika maa poolt, seal ta oli niisugune käibefraas ja me võtsime ta üle ja haksime siis... väga super, jah. Et sobis ideaalselt. Et see on siis täna Shroomwell, tegeleme meditsiiniseentega ja teeme siis tervisetooteid, ütleb Shroomwell OÜ teeb siis tervisetooteid, mis siis nii-öelda aitab inimese tervist oluliselt edendada. Et mul on niisugune väljendolus nagu humanity plus, ehk siis toome rohkem nagu inimesel, kui me nagu ära suudame siit võtta. Ja aga meil on ka teine pool, ehk siis see on nagu innovatsiooni pool, Shroomwell Innovation, mis tegeleb siis meditsiiniseente kasvatamisega, meditsiiniseente mudelite väljatöötamisega, kuni selleni, et mingisuguste ökoprobleemide lahendamiseni välja läbi seente.
et Okei, ma tahtsin küsida, mis see tähendab mudeli välja töötama, et see nagu, mida veel teha selles mõttes nagu seentega või? Mitte ainult nagu inimese tervises, organismis, vaid nagu just, see on väljaspool. 2 aspekti, et üks on nagu see, et mida veel teha seentega, on ju, noh, et seesama ökoloogiliste probleemide lahendamine, näiteks nagu juurepets Eesti metsades, või ütleme üldse selle nagu vööndi metsades, mis on mingi miljardi pluss euro probleem aastas, kuni selleni, et noh, et anda täiesti uus tasand metsale, et mets ei oleks enam palk, on ju, et metsas saaks ka midagi muud teha. Ja noh, need nii-öelda metsas kasvav meditsiiniseen on nagu oluliselt võimekam kui laboris kasvanud või sisekasvatuses kasvanud meditsiiniseen, sest noh, seal on ideaaltingimused, seal ei ole vaja nagu noh, liigselt nagu vaeva näha oma kasvuga. Ja see absoluutselt, see on täiesti super teema, et vaata nagu koolis ka on õpetatud, et kui me teeme lõike metsa, kus ühel pool on looduslik mets oma mitmekesisusega ja siis ühel ja teisel pool on nii-öelda nagu täna kutsutakse majandatav mets, mis tähendab sisuliselt monokultuuri mingi männi või kuuse näol on ju, siis need puud, mis on loodusliku metsale lähemal, kasvavad kiiremini ja on parema tervise juures kui need, mis on sealt nagu kaugemal. See on mingi mõõdetav suurus, mingi, ma ei tea, paarkümmend meetrit on ju. Ja selle põhjus ongi need seened tegelikult, mis mis loodusliku metsa juurestiku kaudu levivad, on ju. No kogu ökosüsteem on, et seal on ka putukad ja loomad, kõik muu on, et noh, et see kohe muutub, on ju. Et me täna siis otsimegi, me lahendame mõlemat poolt, on, et ühtepidi on see inimtervis, millele ma olen ise hästi suur fänn, ja teine pool on siis see, et okei, aga mis tasandit me saame sinna täiesti juurde tuua, mis lahendaks maailmas ülisuuri ökoloogilisi probleeme või annaks mingisuguse täiesti uue näiteks majandusliku vaate sellele metsale või siis metsaomanikule. Väga super. Ma tahtsin öelda ühte asja Belli kohta, mida ma ei ole vist kunagi siin käsitlenud, aga Bell tähendab eesti keeles, see on Lõuna-Eesti murdes, on Lõuna-Eesti ja Põhja-Lätis oli selline nimi, Bell oli nagu hea kodukäija või hea koduvaim, kellele siis annetati või noh, ohverdati mingeid asju, vilja või ma ei täpselt nagu seda ei tea, aga see mõte kui selline no kihvt, põhimõtteliselt on see nagu, no kes siis tagas nagu läbi nende annetuste või nende andamite siis usuti, et Bell tagab neile hea tervise ja viljaõnne ja kõik selleks asja. Et jube kihvt nagu paralleel, aga väga super. Kuhu Shroomwell tahab liikuda? Mis see suurem missioon on? See on piisavalt suur juba, mis sa ütlesid, aga ma mõtlen näiteks inimeste tervise juures, on ju. Too välja paar, noh, võtta, kui me kanepist räägime, siis ma võin ka öelda paar sükust võib-olla väga nagu keerulist, samas levinud terviseprobleemi täna inimestel, mis on, mida saab kanepiga edukalt adresseerida või noh, mingite kanepitoodetega, on ju. Et mis need Shroomwelli puhul võiks olla näiteks? No kui me räägime inimeste tervisest, siis seal on see funktsionaalsus palett on hästi-hästi suur, et mis on nagu seened teeb hästi huvitavaks, ongi see, et seened on hästi funktsionaalsed ja neil on tihtipeale on selline teravik, on ju, et noh, et üks asi, millele nad on hästi head ja siis seal all on veel terve hunnik asju, on ju. Noh, turunduslikus vaates on see keeruline öelda, et noh, et üks asi teeb kõike, aga seal on hästi lihtne valida seda teravikku. Väga tugev kokkupuutepunkt kanepiga. Täpselt samamoodi, et mis sinu värk on? See sama toode, aga lihtsalt nagu kasutada nagu teistvaat. Et sama asi. Et noh, turunduslikult sa pead inimesele andma selle ühe valupunkti lahenduse, on ju, ja seened hästi pakuvad seda, et võta ainult vali omale see sobiv seen sealt välja ja kasuta seda sellele valupunktile, on ju. Et meie eesmärk ikkagi on nagu see, et teha funktsionaalseid tooteid nagu no BS. Noh, et turg on täis neid BS tooteid, on ju, et kes siis teevad, kas ei ole nagu tegelikult seal sees õieti seentki või on nagu vales ettevalmistuses see seen, on ju, on sinna tootesse pandud, on ju, ta on nagu, kui turg on alles kasvav noor turg, on ju, noh, siis on hästi palju selliseid nagu fake tegijaid turul, on ju. Noh, lihtne raha nii-öelda. Et me ikkagi nagu seisame täna selle eest, et esiteks toode peab olema puhas, on ju, see sama Humanity Plus, on ju, no me ei pane sinna tootesse mingisugust saaste sisse, on ju, no et kui ma räägin näiteks süke seen on nagu Lion's Mane, ehk siis lõvelakk, mida täna siis tuntakse õnneks nüüd nagu meediani jõudnud järgi, räägib ka sellest, et noh, et reaalselt nagu kasvatab ajusünapse, on ju, teeb siin targemaks, teeb sul nagu kasvatab su aju, on ju.
noh, siis sa võtad selle nagu Lion's Mane'i, selle tarbimisel sa saad paremaks, aga paned sinna juurde mingisuguseid aineid, mis tegelikult nagu teevad seda toodet halvemaks ja nii-öelda suretavad sul ajurakka. Niisuguseid tooteid on turul väga palju. Noh, siis on nagu küsimus, aga miks sa üldse seda teed, on ju? Aga noh, turunduslikult no jaa, aga see Lion's Mane müüb, noh, vahet ei ole, mis ma selle sisse panen. Et noh, vaata, siuksed asjad, et need on meie jaoks nii-öelda see red line, on ju, me ei tee siukseid asju, et noh, et kui me täna toodet kokku paneme, kui me disainime seda toodet, siis me teame, et, noh, et see toode peab nagu garanteeritult andma sulle selle nagu lahenduse. Ja kui ta seda lahendust sulle ei anna, kui sa ei tunne seda lahendust mingi aja jooksul, noh, siis järelikult me oleme failinud. Me oleme mõnes mõttes siin ka selleks, et rääkida konkreetselt, see on väga hea näide, räägi konkreetsemalt, millised on need lisaained, mida sinna siis pannakse, mis on vastuolus sellega, näiteks konkreetselt selle lõvilakaga, et ja noh, ma ise mõtlen, mõned odavad täidised võib-olla näiteks mingid täidisained või mingid võivad olla, aga samas võivad olla ka nagu ebaadekvaatsest lähenemisest tingitud mingid asjad, no mis on nagu tõesti nagu ebaadekvaatse tootearenduse probleem, on ju, et me topime kõik need asjad sisse, aga tegelikult biokeemiliselt need nagu ei klapi, on ju, et need tekitavad mingi vastuolu. Mis need konkreetselt võiks olla, oskad sa? Ütleme nii, et meil see punaste ainete nimekiri on väga-väga pikk, on ju, no, et kus me ütleme, et sinna neid me üldse ei kasuta, neid me ei puutu, on ju, et täna on hästi palju igasuguseid säilitusaineid, on ju, mingeid täiteaineid, igasuguseid selliseid asju, mingeid maitseaineid, on ju, noh, et seen, meil siniseen oma olemuselt ei ole siuke mingi hull maitse nagu maitseelamus omaette, et ta on, kas ta on siukene, kas ta on apukas või on ta kibe või noh, tal on selles suhtes on tal siukene omadus, on ju. Ja siis seda peidetakse. Seda peidetakse kõige lihtsam see, et sa paned kapslisse, sest siis ma maitset ei tunne, on ju, aga sellel on ka oma probleem. Noh, selles suhtes, kui sa paned lihtsa pulbri, paned kapslisse, siis selle seene tuumakest on selline, et su seedetrakt ei suuda seda lõhustada. Ehk siis sa saad minimaalselt sealt, ma ei tea, võib-olla saad 5% sellest kasulikust ainetest kätte. Pluss paljudel inimestel on see, et neil on kõht valutama, sellepärast, et kõht näeb nii palju vaeva, on ju, ja seedetrakt ei suuda seda ära lahustada. On ju. Ehk siis, kui meie teeme, siis me mõtleme selles aspektis, et esiteks, kuidas ta on kehale kõige paremini omastatav. Noh, kui me räägime, vaatame nüüd toodet, on ju, ütleme, et kui ta on toorel kujul, siis ta on selles suhtes, see on seedeprotsess, see on hästi palju tegevusi, mida keha peab tegema, et üldse nagu seda lõhustada, on ju. Järgmine samm on see, et teeme pulbriks, on ju. Mingi seedeprotsessi osa teeme ära, aga ikkagi nagu seedeprotsess käib, et see ära lõhustada need tuumad. Sisuliselt sama asi, on ju. Sisuliselt, natukene tegime lihtsamaks, on ju. Siis sellest järgmine on see, et aga teeme ta vedelikuks. Tegelikult see seedeprotsessi osa nüüd on nagu viidud miinimumini, et omastatavus on oluliselt kõrgem ja me oleme juba lõhustanud seda nagu kesta, on ju. Ja sellest järgmine on siis see, et näiteks me teeme ta, ma ei tea, tinktuuriks, mis mul on siin, tõin sulle kaasa ka siin laua peal. Siin on juba see, et tegelikult see seedeprotsessi enam ei lähegi. Kui sa selle lased endale nagu keel alla, siis ta tegelikult seedeprotsessi ei lähe, ta läheb läbi limaskesta sul juba imendub. Ehk siis ma võtan nüüd vahelt, võtan nii palju astet ära, mis nagu energiat nõuab või teeb sul nagu keha töö raskeks. Täpselt sama nagu pelli asjade puhul. Ja meil on ka sprei kujul, ma vaatasin seda toodet väga äge, et just sprei kujul, on ju. Täpselt samamoodi, et sa lõhustad osakesed juba hästi väikeseks, on ju, ja see läheb läbi limaskesta imendub, ilma et ta peaks üldse sul kuhugi siia alla seedetrakti minema. Ja sa vastasid ühele küsimusele, mida ma tahtsingi küsida, vaata, et turul ka on, ma käisin siin Rootsis, on ju, et läksin poodi jube kihvt, näed, odavad seened, on ju, selles mõttes terves pakis, on ju, mõtlesin, et pole probleemi, kodus mul kapsleid on, lähen koju, kapseldan ise ära, on ju, ja siis mul on jumala sootsa hinnaga nagu seenepulb, kõik need 3 põhiasja, seenepulbid kapsis, on ju. Ja ma tahtsingi küsida sellepärast sinu käest, et mis see point siis on nagu, et mis nende toodete erinevus on, aga sa tõid selle ilusti nagu täpselt välja. Et siis see järjekord ongi umbes need pulbrid ja need on tegelikult raskesti omastatavad ja selle tõttu need ei ole väga efektiivsed. Et lõpuks, kui hakata nagu pragmaatiliselt arvutama, siis on mõttekam osta tinktuure ja ekstrakte, on ju. No vedelal kujul tinktuurid, ekstraktid, need on need, kus sa saad juba nagu, kus su keha suudab hästi palju nagu hakata omastama. See sama pulver, mis sa tossid, see ei ole nüüd maha visatud raha, aga selle asemel, et panna kapslisse ja alla neelata, on ju, mis tähendab seda, et suuresti käib sul süsteemist läbi, tuleb välja, teeda teeks, teeda tõmmiseks. Super soovitus, on ju.
paned sinna vee sisse, lased las ta istub seal vee sees, et võib-olla sutsaka alkoholi ka peale, sest alkohol aitab seda lõhustada seda kesta, see on materjal, see on kitiin, mis seal ümber on. Ja meie keha ei ole loodud seda kitiini lagundama, et kui sa suures kogus kitiini tarbid, sa saad siukse väga mõnusa kõhuvalu. Ja ma mäletan ka, et seened on raskesti seeduvad asjad tegelikult, et seenekompott küll hea asi, aga ühesõnaga. Aga tahtsime küsida, et mis selle ja selle vahe on nii-öelda, et üks on nagu ekstrakt on peal kirjas, ekstrakti ma tean, kuidas meie ekstrakti teeme näiteks, on ju. Aga mis see teine on nagu eliksiir, on ju, et see on nagu, mis see tehnoloogia vahe põhimõtteliselt on? Üks on veel samm edasi, aga mille poolest nagu seente puhul näiteks konkreetselt? Ja, nagu tinktuur on samm edasi. Ma ütleks, et see on nagu selline kõige ülemine ots, mida me teeme, aga ta on nagu kõige spetsiifilisem siis. Et ta juba nõuab selline natukene nagu, ma ütlen, biohackerid ja sellised, need nagu hea meelega ostavad seda tavatarbijale, talle natukene võib-olla jääb õrnalt see veel võõraks, see kontseptsioon on. Et tal on alkoholiga, ehk siis ta on lahustatud nii vees kui alkoholis. Ehk siis dualekstrakt kutsutakse, ehk topeltekstrakt. Ehk siis, et just see sama, et seda rakku kesta maksimaalselt lõhustada. Aga kummas ennem vees ja siis alkoholis? Ta käib meil kõigepealt vees ja siis alkoholis. Et me seda tootmisprotsessi vist mängime natuke ümber, me teeme ennem alkoholis ja siis vees, et saada veel nagu rohkem seal kätte. Et, ja siin nagu Chaga, ütleme siis selle eliksiiri puhul on see, et see on puhtalt veeekstraktis. See on pikalt seisnud veeekstraktis teataval temperatuuril, tehakse tõmmis ja siis see nii-öelda omakorda sinna lisatakse siis mingisugused ürdid, marjamahlad, nii edasi vastavalt retseptile. Erinevus on lihtsalt see, et siit sa saad rohkem seenest kätte, garanteeritult. Mitte, et nüüd see nüüd ei toimiks, aga ütleme nii, et toode, kus on alkohol sees, seda on raske müüa. Ja teine variant on see, et teha see ekstrakt alkoholiga, siis kuivatada alkohol välja, teha pulbriks, siis uuesti pulbrist teha ta uuesti tooteks, vesi lahustuvaks. See toode läheb lihtsalt nii kalliks. Et siis nagu teistpidi tuleb see piir ette. Väga selge. Mina tean. Nüüd, sa proovisid minu toodet ka enne kui me siia kaamerate taha tulime. Mina olen kodus proovinud sinu tooteid. Mulle need väga maitsesid, puhtalt maitse poolest isegi. Kuidas sulle meie toode maitses? Ja ma ütlen kohe ausalt ära kõikidel kuulajatel ka. Ma esimest korda üldse sattusin selle tootega kokku. Et ma ei olnud seda enne proovinud. Kohe minu esimene küsimus sulle oli, et palju ma seda keele alla lasen. Sa ütlesid, et see on individuaalne. Ma lasin siia vist 2 sutsakat endale keele alla. Siiamaani on väga okei. väga okei. Aga ma olen selle maailmaga kursis ja ma olen nagu näinud nende toodete sündi tegelikult, selle trendi sündi. Ma olin Kanadas, kanadalased tahavad olla küll erinevad, aga nad on hästi sarnased USA turule, peaaegu usakad. Et selles, kui midagi nagu USAs hakkab mingi trend tekkima, see on ainult nagu üsna lühikese aja küsimus, kui see tegelikult võtab ka Kanada üle. Eriti Kanada tegelikult koosneb mingi 5 suurlinnast. Et üsna lihtsalt tuleb sinna suurlinna ja ta on seal olemas. Ja ma nägin neid CBD tooteid hakkas tekkima sinna, algus oli ka, et tuli seal mingi poole liitri pudel ja siis oli midagi. Ma neid katsetasin neid erinevaid tooteid ja tegelikult olid nagu ma sain üsna kiiresti aru, nagu, et miks see toode on loodud, mis ta eripärasus on, mille vastu ta nii-öelda, mille jaoks ta siis nagu inimkehale nii-öelda siis kasulik on ja tundus üliloogiline. Ja siis ma tulin Eestisse 2018 ja siis siin ei olnud keegi midagi sellest. Ja siis mingi hetk hakkas rääkima, et CBD, et see on mingi uus trend. Ei ole, see on ammu juba nagu läbi saanud trend sealpool nagu lompi, et ei ole uus trend. Et aga mul on üli hea meel, kui ma vaatasin nagu, et kuidas seda toodet kokku panna, mis seal sees on, milline see ekstrakt on, et sa ka ei lõika neid nurkasid, et sul on ka nagu see humanity plus, et sa saad aru, miks sa seda toodet teed ja miks ta on eriline ja miks ta nagu inimese jaoks nagu, mis on see parim konsistents, mida sa suudad täna pakkuda. Et see on nagu selles tootes kõik olemas. Hästi sarnane nagu üldkontseptuaalne lähenemine selles mõttes, et me mõtlesime ka alguses täpselt samamoodi, et kuidas seda üldse nagu presenteerida üldiselt on ju. Ja kuidas see kõige paremini nagu
täidaks meie nägemust sellest, kuidas see võiks nagu olla kliendini viidud ja mis iganes. See on väga sarnane sellele, mis sa ütlesid, et selline no BS nagu asi, et jah, see vajab hästi palju selgitamist, mida ma arvan, on ka sinu puhul väga palju, sellepärast, et see on väga efektiivselt ära unustatud vana, aga see nagu vaikselt tuleb nagu välja, et ma tahtsin küsida järgmise asjana seda, et vaata kanepi puhul on selle pika ajaloo tõttu ja selle tõttu, et ta on maailmas igal pool levinud ja nii palju mandreid läbi rännanud ja igal pool pikalt arenenud, on meeletult sorte. Selline naljakas fakt on, et kanepi erinevad sordid erinevad üksteisest nagu geneetiliselt rohkem kui šimpans inimesest, on ju. Et see on nagu väga suur põhimõtteline erinevus, mis neil on. Ja see kajastub ka funktsionaalsuses, et kuidas seentega on? Kui me räägime näiteks juba mainitud lõvilakast, on ju, kas seal on mingid sordid? On see, et ärme seda kasuta, see on mingi, ma ei tea, Põhja-Ameerika sort, et meile sobib näiteks selleks, on seal mingisugune erinevus? Või on lõvilak ja point on erinevate näiteks funktsionaalsuste väljatoomisel selle töötluses ja kontsentratsioonis, mida sa nagu tarbid? Ja ma arvan, et kanepi puhul on lihtsalt see, et vaata kanep kodustati ära suht ammustel aegadel juba, on ju, et tähendab, inimene õppis kanepit nii-öelda kasvatama ja kontrollima. Seentega on see olnud, et ega seeni ei ole väga nagu kontrollitud. Lõvilak on metsik. Jah, et enamus seened on ikkagi nagu metsikud, kui me räägime täna meditsiiniseentest, siis nad on metsikud. Aga vahe on kindlasti olemas selles suhtes, et kui me vaatame näiteks chaga, mis kasvab Eestis versus chaga, mis kasvab Põhja-Ameerikas, nad on natukene erinevad. Vaata, meditsiiniseentel on meeletus kogus bioaktiivseid aineid. Noh, selles suhtes mitte ükski taim ei jõua ligi lähedalegi meditsiiniseente bioaktiivsete ainete kogumile. Kuidas nad kõik toimivad meie kehas? Me pole õrna aimugi. Väga hea point, kanepi puhul sama. Me teame nagu ainult nagu väga väikest protsenti, me ütleme, et okei, me teame näiteks, et chagal on üle 200 bioaktiivse aine. Noh, me ütleme, et okei, me teame, et seal on polüsahariidid, me teame, et seal on mingisugused vitamiinid, mingisugused mineraalid, mingisugused proteiinid veel, mida me oskame täna defineerida, mida nad kehas teevad. Aga tegelikult, mida me ei tea, on see kooslus. Just. Kuidas nad omavahel tegelikult kokku mängivad. Kombinatsioonis. Pole õrna aimugi, meditsiin ei tea seda täna, on ju. Noh, et selles suhtes, et ja seal peitub mingisugune võti. Ilmselgelt peitub seal mingi võti, on ju. Ehk siis, kui me nüüd vaatame siis seda chagat siin, ütleme, meie regioonis, vaatame seda Põhja-Ameerikas, siis seal need asjad mängivad rolli, need imeväikesed kogused, mis muutuvad, on ju, meie kehas mängivad teistmoodi, on ju. Ehk siis täna, mille järgi meditsiiniseeni mõõdetakse, on näiteks, on mingisugused polüsahariidid, on ja mingid sellised asjad öeldakse, et okei, need on need, mida me mõistame, on ja siis nendel tehakse labori nii-öelda testid, öeldakse, et okei, ma ostan sul tooraine, et ma tahan, et see polüsahariid hulk oleks kuskil, ma ei tea, chagal 10% juures näiteks, on ja. Noh, sa võid minna Soome, on ja võtta sealt mingi chaga, seal on järsku 20%, on ja siis tuled Eestisse, võtad siit mingi chaga, seal on 15%, siis lähed Lätti, seal on nagu 7%, on ja. Võtad nagu distantsiliselt ja nagu väga vahet, on ja, sest seal mängivad ka järgmised asjad rolli. Milline on keskkond, millise puu peal ta kasvas, milline on see maastik, milline oli see ilmastik, on ja mingi 2-3 aasta jooksul ja nii edasi, on ja. Et seal mängib nii palju asju rolli, mida on hästi raske ongi kodustada kõike seda, on ja. Me ei saa nagu, me tahame manipuleerida, aga me tegelikult ei suuda ilma manipuleerida ja sellised asju, on ja. Eks me tegelikult ei tea, mis tõttu see maailm ongi selline nagu veel keeruline. Ehk siis, mida me täna nagu teeme, ongi see, et on mingisugused meditsiiniseened, mida me suudame nii-öelda sisekasvatuste tingimustes nii-öelda kodustada, on ja. Ja siis tekitame neile selle nagu nii-öelda ideaalse ilmastiku, on ja, me saame sealt mingid tulemid kätte, on ja. Aga meie huvi on see, et nii palju kui võimalik meditsiiniseeni viia metsa.
sellepärast, et me teame, et seal metsas nad saavad päikest, nad saavad külma, tuult, vihma, kõike, on ju. Jõudu on rohkem. Jõudu rohkem, on ju. See power tuleb sinna taha, aga me ei saa öelda, et okei, nüüd tänu sellele, selle seene, ma ei tea, konkreetse seene polüsahariidide hulk on nüüd nagu 27%. Ma ei tea. Need on asjad, mis ei ole mõõdetavad täna veel selles mõttes. Et vabandust, ma korra segasin vahele, aga räägime täpselt niimoodi, et sina sega mulle ka vahele, kui see nagu, et kannabinoidid on täpselt sama asi, et jäämäe tipp on need, mida sa saad mõõta laboris, on ju. Aga need täna on teada, et jäämäe alune osa, mida ei ole võimalik mõõta ja kus on meeletu mitmekesisus selles ekstraktis erinevate ainete näol, see on see, mis tagab erineva funktsionaalsuse. Ja see on nagu, ja need erinevused on nagu drastilised. On ju. Ja ma isiklikult arvan, et me nagu, need polüsahariidid on olulised. Ma tahtsin veel ühte asja öelda. Et vaata, sa ütlesid, just nimelt see polüsahariidid on ju, et Soome oma 20, mingi Läti 7 on ju, et täna kõige rohkem teadaolev kannabinoid, kõik teavad CBD on ju samamoodi. Et CBD sisaldus ekstraktis ei oma tegelikult mitte mingisugust tähtsust selles mõttes, et kas seda nüüd on seal 40, 50 või 60% või 90%, et see, siis on juba halb, kui see on 90%. Et siis sa saad mingisuguse rafineeritud nisujahu, on ju, mis teeb küll väga head pitsapõhja võib-olla, aga ta ei anna, see on that's it, on ju. Et seal puudub igasugune muu nagu funktsionaalsus. Ma just seda mõtlesingi, ma tahtsingi öelda, et me mõõdame seal polüsahariide, aga tegelikult see ei pruugi olla kõige tähtsam asi, on ju. Et selles suhtes, et jah, me teame, et polüsahariidid teevad mingisuguseid asju oma nagu individuaalses vaates, on ju. Et nad teevad mingisuguseid asju ja sellepärast nad on olulised, on ju. Aga me oleme liialt kinni jäänud, mina arvan, et me oleme liialt kinni jäänud mingisse konkreetsesse ühte ainesse öelnud, et vaata nüüd seda seal peab olema palju ja sellepärast on nüüd oluline, aga seda kombinatsiooni, selle me unustame ära, on ju. Et mina leian, et nii kanepis kui meditsiiniseentes või seentes üldiselt on ja on ikkagi nagu see kombinatsioon asjadest on see, mis mängib rolli. Nii on. Ja siit tuleb jällegi vastuolu selle nagu läänemeditsiini standardiseerituse ja sellise nagu ütleme siis, ma ei tea, mis see nüüd loodustoodete või loodusravi, ma ei tea, mis see nagu poliitiliselt korrektne sõna on, aga sa saad aru, mis see point on, et nende kahe nagu asja vahel on ju, et me ei saa nagu mõnes mõttes standardiseerida kuskilt maad edasi, meil ei ole võimalik standardiseerida neid ekstrakte, on ju, sellepärast, et nagu sa ütled, millisel mäeküljel, mis metsas kasvanud, on ju, et sina tead, et see on, sa oled selle ala professionaal, sa tead kogemuse põhjal, et see tagab sellise funktsionaalsus võib-olla või sellise, et see on hea, on ju, mingi selle asja pärast. Kanepiga samamoodi, et ekstraktid, mis on tehtud, kui küsida nagu päris, nagu selles mõttes asjaga väga kursis olevate inimeste käest, siis nad ütlevad, et loomulikult väljas põllul kasvanud taimeekstrakt on ju, et seal pole küsimustki, et mitte see, kui on messil reklaam, et siseruumides mingi standardvärk on ju, et see on igav, selle mitte kurb tõsiasi on see, et me kindlasti ei taha vastanduda öelda, et vaata, see on nüüd see läänemeditsiin ja siis see nagu, ma ei tea, loodusmeditsiin on, et see ei ole täna nagu point, et läänemeditsiinil on väga palju häid omadusi, et selles suhtes, loomulikult, kui ma autot löögi saan, ma ei lähe mingit tinktuuri tarbima, ma lähen haiglasse, nemad panevad neid kokku, on ju. Et kindlasti seal on oma nagu, kõigil on oma koht, aga tänane probleem lihtsalt on see, et me oleme liialt kaldunud sinna ühele poole, on ju, loodust ei anna patenteerida, on ju, ja kui loodusse patenteerida ei saa, siis hakatakse otsima seda teist viis, ütleme, et aga seal on nüüd see konkreetne üks asi on ja mida saab patenteerida ja siis ma nii-öelda turunduslikult push enda üles, ütlen, et see on see kõige olulisem asi. Panen veel uue nime sellele ka, vaata. Eriti veel hea. Et see on nüüd selle nimega ravim. Aga kahjuks meie keha on niivõrd nagu keerukas, kompleksne süsteem, et kui ma võtan nüüd sealt selle ühe aine välja, jah, okei, ta toimib mul seal kehas, aga tegelikult nagu kõik see muu jääb puudu. Ehk siis see üks asi on ka tegelikult peaaegu tulematu oma nagu toimeainelt tänu sellele. Võib-olla on siinkohal paslik tuua uuesti näide, mida mulle meeldib tuua autoimmuunhaiguste kohta, et kui autoimmuunhaigus saab diagnoositud täna, siis suure tõenäosusega ei ole võimalik enam selle tähendab seda nagu tagasi pöörata, sest see on läinud liiga kaugele. Aga et
ja ravitakse enamasti selle sümptomeid, mitte nagu, mitte ei proovita aru saada algpõhjusest. Aga näiteks kannabinoidide uurimine ja nende nagu teadusartiklite lugemine ja selles maailmas kaevumine on mind viinud sinnamaani, et täna öeldakse, et autoimmuunhaiguste algpõhjus on endokannabinoidsüsteemi alatalitlus, on ju. Aga see on aastate pikkune protsess, noh, ja see ei ole nagu, seal pole ühest põhjust, vaid see on erinevate sisendite kombinatsioon või erinevate keskkonnamõjude kombinatsioon, mis on sinnamaani nagu viinud, on ju. Et, ja noh, mina toon alati sinna kõrvale selle nagu teise nagu siukse argumendi inimestele, et noh, et me oleme nagu, meid on ära harjutatud selle nii-öelda tableti nii-öelda funktsionaalsusega, tablett, kõik saab korda. Nüüd see sama näide, mis sa nagu tood, et see on ju autoimmuunhaigus või mõni muu, ütleme, elustiili haigus. Need on aastaste pikkune keha kasutamine sisuliselt, on ju. Ehk siis, ja keha on nagu meil väga nagu võimekas vastu hakkama erinevatele asjadele, ehk siis me ikka peame väga kurjalt vaeva. Väga vasti pingutama, et... Ja me suudame, on ju. Ehk siis, ja see võttis aastaid aega, võib-olla aastakümneid. Aga me nüüd ootame, et lahendus tekiks üle öö. Noh, tegelikult selle ümberpööramine, noh, see ei pea olema nii pikk protsess, aastakümneid või ma ei tea, 5 aastat, on ju, et võib-olla on võimalik seda teha 2 aastaga, on ju. Aga see on järjepidev töö, mida sa pead tegema, et selles suhtes keha saada jälle normaalselt talituma, on ju. Aga me ootame, et kuule, 10 aastat võid aega, et keerata oma nagu tervist uksi. Anna mulle mingi tablett, mis teeb üle öö selle terveks. Ei ole loogiline, on ju. Ehk siis see harjumuste muutmine ja arusaamine, et okei, et keha on kompleksne, mis tähendab seda, et see, mida ma tarbin, see peab olema ka väga kompleksne, et keha leiaks sealt endale sobiva. Just. Ja keha on selles osas väga tark, kusjuures. Ülitark. See oli eelmise teema külge käis, aga ma korraks unustasin selle ära. Näiteks, kas seente osas on olemas niisugune asi nagu organic certified ja mida see sellisel puhul nagu tähendab? Vaata, kanepil on see lõpuks taandub ettevõtte enda vastutusele tegelikult, et sertifikaati on võimalik taodelda ka sisekasvatusele, aga tegelikkuses on see ju oma nagu tuummõttelt vale, noh, selles mõttes, et kuidas seentega on? Ja seal on kindlasti olemas see orgaaniline märgis ja noh, kuna täna suurem osa, ma ei protsentuaalselt ei teagi, aga noh, ma ütlen 90% pluss on käib tegelikult sisekasvatuses. Noh, siis selles suhtes, et siis seal jagunevadki ühed, kes siis teevad orgaaniliselt ja teised, kes teevad mitte orgaaniliselt. Mida see orgaaniline tähendab, on see, et enamus seened, meditsiiniseened, mida me täna tarbime, noh, enamus gurmeeseened ka on ikkagi nagu substraadi peal, ehk siis tegelikult luuakse nii-öelda see keskkond nagu lagunev puit, on ju, kuhu siis pannakse inokuleeritakse see seen ära sinna sisse ja sealt hakkab ta välja kasvama, on ju. Ehk siis noh, see substraat on orgaaniline, noh, kõik see, mille peal ta kasvab, on orgaaniline ja millegi ta ei pritsita, on ju. Ta on orgaaniline, aga ta on ikkagi sisekasvatuses kasvanud, on ju, noh, et noh, kõiki seeni sa ei saa välja viia. Noh, ei ole lihtsalt seda kliimat, on ju, meil sobivat. Aga nüüd teine pool, ütleme, kui me räägime täna nagu sellest, miks me otsime neid seenemudeleid välja, on noh see, et esiteks meil on kõik see ideaalne kliima olemas, et noh, et väljas see seen kasvaks, ta kasvab aeglasemalt, on ju. Kui sisekasvatus me teeme selle mingisuguse kogu protsessi 0-100 lõikeni, teeme ära mingisuguse, ma ei tea, 6 ajaga, noh, substraadi ettevalmistus, kõik muu, on ju. Väljas 2 aastat aega. Oluline vahe, on ju. Aga see, mis me väljas saame, tema nagu nii-öelda see sisu on lihtsalt niivõrd kõvasti parem, on ju. Pluss me ei pea tegelema seal, noh, vee ja elektri ja kõige muuga, on ju, ja me saame teada suurel skaalal. Meil on aega oodata, me saame suurel skaalal teha. Nüüd Eesti metsandus on selles suhtes on äge, et see on orgaaniline. Jah, kus oli see hea point. Eestis ei tohi mitte midagi pritsida, mitte midagi teha, ta on orgaaniline. Ehk siis, kui me Eesti metsas kasvatame, siis ta on orgaaniline. See nüüd ei tähenda seda, et kui me teda ära lõikame, et automaatselt orgaaniline, sa pead ikkagi tegema bürokraatilised sammud, ütleme, näed, see on orgaanilisest metsast tulnud. Meil siin see Chaga toode, meil on siin 2 sorti Chagat, üks on orgaaniline, teine mitte orgaaniline.
nüüd sa küsid, mis nende vahe on, vahet ei ole. Täpselt samast kohast tuleb, samast Eesti metsas, samadest kohtadest, lihtsalt sertifitseerimise küsimus on, sertifitseerimine maksab täna. Ja lihtsalt, et mingites kohtades hinnapunkti alla viia, me ütleme, me ei tee seda sertifikaati ära, sellepärast, et inimene ütleb, et ma ei ole seda orgaanilist nõust kinni maksma. Tegelikult sisu on sama. Teie ettevõtte väljanägemine on pisut usutav, et ilmselt enamus inimesi usuvad seda. Ma tahtsin küsida seda ka veel lühidalt, et kas te segate ka näiteks metsast tulnud seene ja sisekasvatuse seene ekstrakti, kui need üks sama seemn? Hoiata need. Aga paki peale te ei ole mõelnud märkida, et see on nagu 100% metsakasvatuse seen? Et anda nagu selle külje pealt lisaväärtust? No meil on... See on muidugi hea point, aga kui me täna vaatame, siis meil välikasvatusest veel teisi seeni ei tule välja arvatud tšaaga, mis tahabki tegelikult, sa ei saa teda sisekasvatusest teha, ta tahab elusat puud, on ju. Et sa ei saagi muud moodi. Teiste seentega meil läheb siin aasta 2 veel aega, ennem kui me saame suuremahuliselt hakata väliskasvatusest nii-öelda võtma. Ja täna meil on oma sisekasvatus ka, pluss Tõrvasse me ehitame 1200 ruudus sisekasvatust praegu, et kogu seda nii-öelda seene nii-öelda vajadust ära katta, ennem kui see välikasvatus hakkab toitva. Et täna ikkagi välikasvatusest teevad ikkagi väga-väga väike hulk ettevõtteid, sellepärast, et see visioon, et mis ma pean täna tegema ja selle kulu ja siis ma pean 2 aastat ootama, mul lihtsam seda teha siin samas ja kohe nagu lõigata, et väga vähe seda valmis seda tegema. Aga me oleme seda täna suurel skaalal ette võtnud. Meil on, ma arvan, kui me kõik välikasvatused, tšaagad ja kõik muud seened, mis me täna katsetame, kui me kõik kokku lööme, siis meil on üle 600 hektari, millest osa on juba USAs. Et me teeme ka USAs täna juba seenekasvatust. Aga arvestatav hind. Et see on juba üsna arvestatav, millest umbes 150-200 on tegelikult siis eraldatud erinevate seenekasvatusmudelite peale, mida me testime. Nii-öelda lageraie, kännud, kuhu me siis inokuleerime ära seened, et panda sellele metsale täiesti uus väärtus, kus mets võeti maha, nüüd ma ootan 60 aastat oma rahavoogu, ja siis tuleb mingisugune Schroomel, ütleb, kuule, ma kasutaks su kännud ära, sa teenid raha ka, nagu, et no-brainer, väga lihtne nagu öelda jah, aga me peame lihtsalt katsetama selle veel ära, et me teaksime, et mis selle kasvu kiirus on, palju ta nii-öelda seda välja annab seda seent, ja mis aja jooksul ja kuidas me seda lõikame, kõik see on nagu logistika sinna juurde. Minu meelest on see fantastiliselt uus. Täiesti siiralt, mida Eesti riik sellest arvab? Et Eestis on selline ettevõte, kes tegeleb sükste asjadega rahvusvaheliselt. Te olete USAs. Selleks pole läinud riigi raha. Ilmselt ma saan aru. Mida Eesti riik sellest arvab? Kas Egadast 0 on siis see, et PTA saadab teile märgukirja ja 100 oleks see, et Eesti riik toetab teie tegevust, seepärast, et siit võib tulla mingisugune riiklik innovatsioon, millega reklaamida Eestit kui uut mingisugust. Kui see niimoodi 0 ja 100 vahel on, siis me oleme tõenäoliselt kuskil 7. Okay. Võib-olla ma olen natuke liiga kriitiline siin, aga mingites kohtades, kui me tegeleme nii palju erinevate asjadega, erinevate valdkondadega, kogu aeg teeme nagu nalja, ütleme, et kui ühel nagu ettevõttel on niisugune üks moonshot, kellel on visiooni, et mul on üks moonshot, siis meil on 3 näiteks. Et niisuguseid väga suuri nagu asju, mida me lähme tegema. Mingites kohtades ütleme siis, riik võib-olla saab natukene rohkem aru, mida me teeme, ja võib-olla nagu patsuta põlale, päris nagu kaasa ei taha tulla, aga patsuta põlale, aga enamus kohtades tegelikult ega see seen on ikkagi nagu tundmatu teema, kui sa ütled seen, siis enamus inimestel tuleb siis kukeseen pähe, kärbseseen või siis mõtleb ta hoopis sinna teise äärmusesse, ütleb, et mingi psühhedeeliline seen, et ega väga vähe saadakse ikkagi aru, mida me teeme, ja see, et me nagu USAsse oma kasvatusi praegu rajame, seal on ka põhjus. Et seal saadakse natuke rohkem aru, mida me teeme, ja seal oleks nagu rohkem valmis tuge andma. Et seal on täitsa riiklikul tasandil nagu elatakse meile kaasa ja selles suhtes lähed ametnikega, istud laua taga, jaanuaris käisin seal, istusin ametnikega laua taga, suured ametnikud, kes siis nagu võivad sulle sükse ploki peale panna. Kõnnid sealt ruumist välja, tüüp tuleb otsusta põle, et kurat, see on ikka üliäge, mida teete, nagu, et üliäge, et andke teada, kuidas ma kaasa saan aidata. Eestis me võitleme juba nagu aastaid, et nii-öelda legaliseerida nagu siis seene kasvatamine, et mis on nagu täielik orgaaniline tegevus, mis nagu toob mitmekesisust metsadesse juurde, mis toob täiesti uue väärtuse metsa nagu kasvatuses, ja kuidagi mood ei sõida sisse nagu selle klassikalisele metsamajandamisele, ja me ei jõua kuhugi.
võib-olla sa selgitad ikkagi minu jaoks väga huvitav, mida see tähendab, et see on Eestis, et seda, te soovite seda legaliseerida tükk aega, mida seda, see on siis hetkel ebaseaduslik seenekasvatus metsas? Ta ei ole ebaseaduslik, aga vaata, siin on see, kus see seadusandlus on natuke nagu jalgu jäänud, et niisugune klausel puudub ja siis on võimalik öelda, et kuna niisugune klausel puudub, et siis see on probleem, midagi niisugust. Teda on võimalik mitmeti tõlgendada. Ehk siis, kui me võtame näiteks metsaseadusandluse, siis selles suhtes metsaseadusandlus on seal on päris palju erinevaid punkte, mis on nagu kunagi selle Eesti Vabariigi tekkimise ajast nagu nii-öelda siis võetud seadusandlus, kas siis Soomest või Saksamaalt või kus iganes need võeti üle, ja seal ei ole muutust toimunud. Ja siis sa võid seda tõlgendada mitmed pidi, sest keegi mõelnud, et metsal võib olla ka mingi kõrvalsaadusi välja arvatud puit, ja siis seal on, ja ta ongi, sa lähed täna tegema ja siis seal on nagu, sa võid tõlgendada mitmed pidi ja siis metsaomanikud ütlevad, ma saan aru, mida teete, see on kõik äge, mida teete, ma tahaks kaasa lüüa. Aga näe, seaduses on mingi niisugune punkt, mida ma võin tõlgendada erinevaid pidi, nii kuidas ma tahan. Et minu jaoks on lihtsalt risk, ma kardan nagu, ja ütleme, et okei, me istume nagu seaduse meestega istume maas ja proovime nagu nii-öelda selle muudatuse sisse viia, varsti saab 2 aastat täis, kogu aeg noogutatakse kaasa, et jaa, teeme, kõrval Soome teeb, kõrval Rootsi teeb, igal pool kõikjal nagu tehakse, nagu nii-öelda, me kaotame oma nagu selle eelise siin sisuliselt, et igal pool mujal nagu tehakse, öeldakse, okei, ma saan aru, et maailm muutub, ma pean seadused sinna nagu kaasa viima, aga meil siin kuidagi ei liigu asjad, Jah, väike Eesti oma innovatsiooniga on kuidagi vaibunud. Kuidagi enni ole veanud, et minu või Pelli puhul on see, võime kasvatada, võime töödelda, võime ekstrakti teha, aga lõpptoodet müüa nagu ei või. Kui see on kuidagi tõlgendatav niimoodi, et see inimene, et lõpptarbija nagu sööb selle sisse. Seal on muid variante ka, kosmeetikas on see nagu lubatud ja kõik on okei, aga väga naljakas, jah. Kas teil on mingisugune ka teil on nagu kasvatuse poole pealt probleem, inimesed ütlevad, et nad ei... Ega meil on lõpptootega sama, et ega sama tervisetooted ka, et ega seal ka nüüd päris täpselt ei mõisteta, mis ta on ja kus ta on ja kuidas nüüd nagu võiks ja kuidas ei peaks ja nii edasi, et me ei hari ainult tarbijat, vaid me harime ikkagi nagu nii-öelda seaduse tegijaid ka, ja me oleme nagu dialoogis ja meie huvi on see, et etteulatuvalt ikkagi nagu olla dialoogis, mitte see, et tagantjärgi dialoogi minna, et etteulatuvalt dialoogis olla, aga meil tuleb ka neid märgukirju, et nii ei tohi ja siis me lähme ütleme, et aga tegelikult ei ole ju see keelatud, aga ei, ikka ei tohi, tegelikult ei ole ju keelatud, et tegelikult Euroopa ütleb, et see on okei, aga millegipärast Eestis öeldakse, et ei, see ei ole nüüd okei. Aeg lendab meeldiva vestlusega väga kiiresti. Lähme korraks tagasi inimese tervise juurde, aga ma tahan, natukene intrigeeriv küsimus, mille ma filtreerisin välja teie sotsiaalmeedia kontost. Et ikka brändidel on selline mingi algjutt, et oi, meie asi sai alguse sellest, ja teil, ma sain aru, oli see, et kellegi vanaema sai vähist terveks, või kasvajast terveks. On see tõsi? Ja see on tõsi ja tegelikult seal on isegi seda sama nagu korrati mitu korda. Ehk siis tegelikult alguselt sai alguse siis meie asutaja perekonna enda vajadusest see toode, kus siis oligi vähk, 4. astme vähk, kus öeldi sisuliselt, et siin ei ole midagi teha, pakime nüüd nagu vii oma asjad nagu kodus korda, et varsti on minek, me ei oska siin rohkem aidata. Ja ütleme niisuguses hästi klassikalises arstide perekonnas siis hakati mõtlema, et okei, aga mis lahendusi veel on, et meil ei ole midagi kaotada. Ja siis keegi ütles, et kuule, aga meil on kuskil sahtli põhjas on mingisugune vanaemate mingisugune retsept, katsetame, proovime, ja nad pööraski nagu ümber, ma nüüd, siin on nagu see disclaimer, ma ütlen, et ei, et kõik asjad ei ravivähki ja kõik ei ole nagu imelahend, aga sellel antud hetkel see nagu toimis, ja see oli 100 aastat vana Mulgimaa retsept, mida oli põlvest põlve nagu kasutatud. Ja see juhtus uuesti siis sõbraga, kellel oli samamoodi nagu vähidiagnoos ja samamoodi hakkas tarbima seda toodet ja selles suhtes pikendas oma eluiga oluliselt läbi selle. Ja siis tekkis nagu see nagu mõte, et okei, aga et kui see on nagu 2 inimese vastu nii radikaalselt nagu olukorras aidanud, siis tegelikult tuleb see nagu maailma viia. See on see sama asi, mis on pudelis. See on sama, mis põhimõtteliselt, jah.
ilma mingite BS-ita, nagu sa ütled, nagu sa mõtlesid. jah, ainuke vahe on see, et noh, see toode, millest algus sai, seal oli ka väikses kogus alkoholi sees. Aga noh, täna see toode, meil seda toodet sisuliselt enam ei ole nagu... Ilmselt alkoholisisaldus otseselt kasvajaravis ka mingit plussi nagu ei anna otseselt. No, seal väike vahe on, et alkohol on tegelikult, kuidas ta siis on, ta on see delivery mechanism, siis toimemehhanismile aitab kaasa, kus ta viib siis mingid ained kiiremini vereringulusesse ja nii edasi, et tal on oma koht väiksel kogusel, noh, siin samamoodi siin diktuuris on ka 25% alkohol, tal on oma koht, tal on oma loogika, miks ta siin sees on. Et ta mängib seal mingit rolli, aga noh, ma ütlen, et see vahe on nüüd nagu imepisike, et kas siin see toode või siis see alkoholiga toode, et see on... mina suhtun alati väga ettevaatlikult rääkimisesse kasvajatest, sest see on nagu see terminal illness, või noh, et see on nagu väga karm, väga individuaalne isiklik teema, tänapäeval väga levinud. Kanepi puhul ma pikalt vältisin sellest rääkimist, sellepärast, et ma ei teadnud, ei olnud kursis, ma ei olnud leidnud adekvaatseid, noh, need olid nagu kuulujutud minu jaoks, on ju. Küll me isiklikult oleme kokku puutunud sellega ka, on ju. Aga jälle selles samas Šveitsi konverentsil, kus ma eelmise sügis käisin, mis oli nagu osalt silmi avav, on ju, sellest, et ma leidsin nagu õige koha, noh, et seal oli teadlaste ettekanded rääkisid. Seal muidugi oli see läbi sellise võtme, et see on väga keeruline. Aga fakt, et töötab, jah, hävitab kasvajarakke, jah, aga siin tuleb jälle see jäämägi nagu, on ju, et need, mida me saame mõõta, seal ei peitu nagu vastus, milline, see point oli selles, et seal erinevate sortide ekstraktid töötasid teatud nagu vähitüüpidele ja teiste sortide ekstraktid töötasid teistsugustele vähitüüpidele, aga vastupidi ei töötanud nagu. Et täna on USAs kliinikud, kus sulle kirjutataksegi sorte, sinu sort on tänaste teadaolevate nagu näidete tagaside põhjal see. Ega see seentel on see üsna sama, et kui me vaatame nagu, noh, mina vaatan, hoian silma peal nagu mõlemal maailmal, nagu sellel tänasel teadusmaailmal on, mis tuleb nii-öelda mühinal järgi, sest ikkagi seal, kus on raha, sinna hakkab nagu teadus tulema, on. Ja teine on siis, ütleme, see rahvameditsiin, mis on nagu see pärimusmeditsiin mingi aastatuhandeitena, on. Ja ütleme nii, et Chagat kutsutakse selles maailmas seente maailma kuningaks põhjusega, sellepärast, et tema võimekus mingeid asju teha on lihtsalt niivõrd suur. Reishi, mis on see eestikeelse lakvaabik, seda kutsutakse kuningannaks. Ja põhjus, sellepärast, et ta on kohe selle nagu kuninga järgi. Nüüd mõlemat on kasutatud ajalooliselt vähiraviks, aga erinevate vähkide. Ehk siis sama nagu sa just rääkisid, kanepi puhul on see, et milline konkreetne nagu kanepi, mis ta siis on, strain? Sort, sisu ütled, et täpselt sama on nagu Chaga puhul või siis Reishi puhul, et kasutati erinevates kohtades. Mitte vana inimest, vaid minu arust Venemaa, Jaapan, Korea äkki tänaseni vist on Chaga on kanepiravi, või vähiravi üks osa. Ehk siis ametlikult meditsiinis. Reishi on kõige vanem dokumenteeritud meditsiiniseen üle 5000 aasta ennem Kristust Vana-Siinas. Ja täpselt samamoodi seal raviti ärevushäireid, nii-öelda keha rahustamist ja vähki. Vähki esines ka vanadel aegadel, oluliselt vähem küll, aga esines. Ja raviti mingid kindlad vähke nagu ka sellega. Meie oleme täna hästi ettevaatlikud, kui sa ütled täna sõna vähk, sa oled ettevõtlus, ütled sõna vähk, et see on nagu sellest nii õhuke piir. Väga palju omale nagu võid tekitada väga palju probleeme. Ja me täna sellest ei räägi, aga kui me vaatame tänaseid siis teadustöid, ehk siis modernne meditsiin, ja niisugune platvorm nagu PubMed, sa kindlasti oled kursis sellega, kus on siis nagu kogu meditsiini teadustööd nii-öelda üles pannakse, siis ma vaatan näiteks, võtame Chaga, seal on üle 400 teadustöö. Suurem osa nii-öelda hokikepp on toimunud viimase mingi paari aasta jooksul, viimase 5 aasta jooksul teadustöödest. Ja kui ma lahkan selle ära, siis seal on 1/3 nendest teadustöödest on nii-öelda siis seedetraktile toetus, siis suurem osa sellest räägib vähist, ja siis räägib immuunsüsteemist, mis on ka otse seotus nagu nii-öelda vähiga ka, aga nii-öelda, kui sa vaatad täna seda teadustööd, siis sa vaatad, kuhu täna raha siis paigutatakse, sest teadus ei ole odav.
Siis sa saad aru, et mis need tegelikult need võimekused seal on ja kuhu suunas see asi liigub ja milleks nagu Chagale tekib ka nagu ütleme sükesest nagu meditsiini ja kosmeetika ja nendes valdkondades sükene nagu tõmme täna, sest et näevad seda väärtust seal. Räägi natukene tehniliselt, palun, kuidas tseen sinu kehas töötab. Vaata, me näiteks eelmises osas puudutasime, me proovisime nagu inimkeeli selgitada, et mis asi see kui ma räägin kanepi nagu nagu näitel, et mis asi on endokannabinoidsüsteem, millised molekulid seal, kuidas nagu natuke liiguvad, mida need mõjutavad. Seened, need on kõik erinevad, aga vali kuningas või vali kuninganna. Kuidas see biokeemiline rada nagu natukene läheb, et mis siis võtad sisse, mis siis juhtub? Milliseid organeid ta mõjutab, kas on mingi pikaajaline mõju, mikrobiomi, kuidas ta mõjutab, on ju? Kanepiga on see, et ekstrakt selgelt kannabinoidid, fütokannabinoidid, sissevõetavad kannabinoidid, selgelt toetavad mikrobiomi tasakaalu, on ju, et kui see on tasakaalust väljas, on mingi düsbioos, 2 nädala, kuuga see tasakaal enamasti nagu saabub, eriti kui sa võtad probiootikuma juurde, siis see protsess on kiirem. Kuidas seentega on? Meil vist ei ole nii palju aega, et ma selle kõik suudaks lahti selgitada. Me võime pärast selle Shroomwelli sissejuhatuse välja lõigata. Ma võtan ühe seene ja ma võtan ühe konkreetse funktsionaalsuse selle seenel. Ma võtan reishi, lakvaabik, ja ma võtan tema funktsionaalsus, mis on siis hästi palju juba dokumenteeritud, on see, et ta suudab keha nagu stressitaset maandada. Ehk siis suudab nagu tuua su nagu keha selle nagu meediumi normaalsele nagu sinna, kus ta peaks olema. Nüüd, mis on läbiv joon enamus meditsiiniseente puhul on see, et nad on adaptogeenid. Mida tähendab adaptogeen on see, et ta aitab sul kehal kaasa leida seda ideaalset nagu nii-öelda seda funktsionaalsust, mille järgi sa lähed, ilma, et su keha muutuks laisaks. Kui me räägime täna medikamentidest või mingitest paljudest ainetest, mida täna tarbitakse, on see, et sa pead olema ettevaatlik, on ju. Sa tarbitad mingis koguses ära, sa pead tegema pausi, sellepärast, et muidu keha harjub sellega ära ja muutub ise laisaks, on ju. Tänased, ütleme, mingisugused immuunsüsteemi lahendused, mida täna ma vaatan, mida müüakse ja reklaamitakse, mis on üliohtlikud, sellepärast, et sa teed keha nii laisaks, et sa istudki selle nõela otsas sisuliselt pärast, siis meditsiiniseened on see, et sul ei ole seda ohtu, ületarbimise ohtu. Keha lõpuks ütleb, et okei, ma nüüd olen ideaalses selles, kus ma pean olema ja kõik muu ma väljutan ära, ma võtan ainult selle vajaliku osa sealt. Ehk siis nad on enamus seened adaptogeenid, mis on hästi-hästi suur nagu boonus seentel. Nüüd võtame selle reishi, millest siis räägitakse, et või nii-öelda meditsiinitööd ka täna siis järjest rohkem lähevad sinna poole, et suudab sul stressi maandada. Mis on siis kehas nagu toimub, on see, et stress on niisugune väga nagu keerukas nagu süsteem kehas, mis on ehitatud tegelikult nii-öelda protsesside peale, mis on ülivajalikud kehas. Kui me räägime kortisoli tootmisest või adrenaliini tootmisest või nii edasi, need on kõik ülivajalikud nagu protsessid. Kui need protsessid kehas ei toimuks, me järgaks hommikul üles, me ei jookseks ohtude eest ära, me nagu ei saaks elus üldse hakkama, me oleks zombid, meil oleks aju energiat, mitte midagi. Probleem on see, et me täna lükkame need kõik asjad overdrive, me kogu aeg arvame, et meid ajab tiiger taga. Keha on selles suhtes rumal, et kui meil on kogu aeg see mingi pressure taga elus, kas see on siis, ma ei tea, kodus lapsed karjuvad või mis ülemus kuskil karjub või mis iganes, või mingi tähtaeg, mida sa pead nüüd nagu töö juures siis tähtaegs mingi asja tegema. Keha ei saa sellest aru, keha arvab ikka, et sind ajab lõvi taga, või tiiger. Tema arvab, et see kogu aeg jooksus, fight and flight mode. Ehk siis, mis tähendab seda, et adrenaliin, kortisol, meeletu ületootmine, ja need käivad läbi retseptorite. Adrenaliini toodetakse neerupealsetes, ja seal antakse kogu aeg signaal, kuule, nüüd on vaja energiat, siis ma pean eest ära jooksma, ta jõuab järgi. Ja siis sa õhtul lähed magama, ilma et su keha oleks ennast maha laadinud. Et ma pääsisin tiigri. Et tiiger seal voodis ei ole, loodetavasti. Ta jäi sinna kivide vahele. Aga keha ei saa sellest aru, sellepärast, et sa kogu aeg siin väntad üleval peas, mõtled, et homme on jälle vaja seda teha, teist teha, kolmandat teha, ja see adrenaliini ja kortisoli tootmine, siis jätkuvalt käib, adrenaliin mõlemad konvertitakse ümber energiaks. Ja nüüd ongi see, et sul on aju energia ja keha energia on kogu aeg nagu siin maksimumis, proovi siis rahulikult magada, sa võid magama jääda, sest sul on üleväsimus, sa jääd magama, aga tegelikult sa ei maga. Sul need uneprotsessid ei ole nagu õiged.
mida siis reishi teeb, ongi see, et talle sisuliselt ütleb selle kortisoli adrenaliini retseptorit, ütleb, kuule, võta nüüd rahulikult, kõik on okei, tegelikult ei ole tiigeliselt taga, on ju. Et noh, et ta vähendab nende nagu nende hormoonid, nende hormoonide tootmist, andes siis signaali, et tegelikult on okei. Väga hästi võtada. Ja veel kord, tegu on adaptogeeniga. See tähendab seda, et, noh, et seal ei ole seda ohtu, et ma võtan nii palju, et see kõik ära lõpeb. Seda ohtu ei ole. Kui keha jõuab sinna normaalsele tasandile, kus ta nagu selles koguses toodab, mis vaja, noh, siis läheb reishi, teeb neid muid asju seal kehas, milleks ta ka on loodud, on ju. Kas see mõju on nagu jätkub ka peale seda, kui sa kasutamise lõpetad? Või see on paugust, et sa nagu... Ei, ta on ikkagi pikaaegne. Selles suhtes, et... Kui saavutad mingi tasakaalu, siis see ikkagi natuke aega püsib, nii kaua, kuni sa jälle keerad nagu pikaajaliselt vinti nii palju üle, et see nagu vajast uuesti. Et ta on ikkagi hea, ta on nagu selles suhtes on pikaaegne, et kõik need bioaktiivsed ained, mis nii-öelda need tegevusi teevad, esiteks nad jäävad sinna kehasse mingiks ajaks ja teiseks nad harjutavad su keha selle nagu süsteemi järjutavad, kuule, et sa ei pea igale asjale reageerima. Et tegelikult on okei. Aga siis me mingi aja jooksul, kui me ei võta, me kogu aeg arutame teiselt poolt, et tegelikult reageeri ja siis me oleme jälle samas olukorras tagasi. No üldiselt arusaadav, jah, ma saan aru, et see, no tähendab, kuna tegemist on, ma räägin seda nagu kuulajate rohkem või noh, mitte sulle, sina ilmselt saad aru, et kuna tegemist on niisuguse, ongi suure nagu ainevahetuse nagu rajaga, siis ja tegemist, mida sa sisse võtad omale juurde, tegemist, need ei ole nagu ravimid, väga standardiseeritud ravimid, mis väga spetsiifiliselt nagu indutseerivad mingit ühte nagu asja, siis seda võib nagu kirjeldada võib-olla ka nagu mingi rongi nagu käima lükkamist või noh, tähendab, keha ise toodab ka neid asju, mida sul vaja on ju, lihtsalt kuna sa oled vahepeal näiteks stressi suurest nagu, et see stress võtab võimust ja su keha ei saa ise sellega hakkama, see tähendab seda, et keha ei tooda ise mingisuguseid asju, mida on vaja selle stressiga toime tulemiseks ja siis, kui sa kasutad selliseid aitad keha järgi, siis ütleme uuesti nagu ree peale, kas siis seeneekstraktidega või ka need kanepiekstraktid töötavad, nendele lõppfunktsionaalsus on hästi sarnane, et siis su keha saab uuesti selle protsessi käima nii-öelda ja mõnda aega nagu töötab. No ma tooks siia kõrvale võtta sükse näite, et minu arust siiamaani vist Hiina keeles vist, aga vanas Hiinas ei olnud sükest sõna nagu haige. Vanas Hiinas oli sõna balansist väljas. Ehk siis see haiguse tähendus oli balansist väljas, mis on nii nagu... Fundamentaalselt kirjeldab seda, mida see tegelikult on. Ehk siis, kui me jääme haigeks, on see signaal, et keha on balansist väljas. Ja haigeks jäämine võib tähendada ka seda, et ma ei ole nüüd voodis, on ja haige, vaid et ma ei tea, mul aju ei toimi nagu normaalselt. Ma ärkan üles, selles päev läheb edasi, kõik nagu energia on olemas, aga nagu mingi siuke brain fog on, ma ei suuda nagu asju, ma ei suuda kontsentreerida, ma ei suuda asju teha. Nüüd, mis iganes tööriistad, vaata see on biohackeri definitsioon, on see, mis iganes tööriistad sul kasutada on, noh, ja sa lähed ja teed neid, on ju. Mis iganes toob sul nagu seda võimekust üles ilma, et sa oma kehale haiget teed, on ju. Ehk siis on jumala okei kasutada neid asju, aga noh, siin ongi see, et see teadlikkus on ju, et kui ma midagi kasutan, on ju, et kas see on lühiajaline, kas see on pikaajaline, on ju, et kui ma pikaajalist kasutan, kas ta teeb kehale kahju, teeb kehale head, et noh, lihtsalt seal tuleb ette vaadata. See biohacker on siuke, põhimõtteliselt on ju see inimene, kes lihtsalt paneb tähele, mida ta keha teeb erinevate asjade peale, mida ta siis võtab, kas ei ole, noh, see on nagu hästi lihtne tegelikult. Ma lihtsustan seda veel. Lihtsusta veel, palun. Biohacker on inimene, kes teab, mis teeb talle haiget. Ehk siis 80-20 printsiip, on ju. Võta need asjad ära, mis teevad sulle haiget, on ju. Me on kõik inimesed, mulle ka meeldib ka vahest teha sellised asju, mis teevad haiget, ma tean seda, aga see on teadlik otsus, on ju. Ehk siis, nagu, kui me mitte teadlikult seda teeme, noh, vaat see on nagu probleem, ütlen, et noh, mul ei ole energiat, mul ei seda, ja siis sa vaatad seda elustiili, ütled, aga sa teed kõik need asjad, et sul jumala eest ei oleks energiat, et noh, et biohacker kõigepealt teeb selgeks enda jaoks need asjad, mis sind nagu nõrgaks teevad, ja võta need välja ära ja siis hakka mõtlema sellele, mida sa siin juurde paned. See on selline asi, mida ei tohi väsida kordamast, sest inimesed on ära unustanud selle palju. Võtame tänase osa võib-olla kokku sellise mõttega, et või sellise mõtte või küsimusega, et sa oled ise kunagi öelnud sellise huvitava asja, et seened ja kanep päästavad maailma. Pärines kuskilt keegi ütles mingit esinemiselt,
mina loomulikult väga sellega nõus ja ma olen täiesti kursis, noh, seened on samamoodi täna avastamata ja uuesti avastamata nagu maailm. Mis siis juhtub, kui neid koos võtta? Mulle tundub, et see oleks nagu suurepärane match. Mina igastahes tahan suga rääkida pärast, et Bell tahab panna mingil kujul Schumwelli tooteid müüki. Et mis sa arvad sellest? Ma ei näe ühtegi põhjust, miks neid kahte asja koos ei võiks tarbida, sest minu teada kanepist tehtud tooted, kanepist tehtud tooted on hästi paljus ka adaptogeenid, mis tähendab seda, et kui me jätame nüüd seda THC-d ja kõik selle välja, millega inimesed tavaliselt seostavad kanepit, et nad on adaptogeenid, mis tähendab sisuliselt ka seda, et nad ei tee sul kehale liiga, nad ei ole see, et sa võtad seda, ma ei tea, keha rahustamiseks ja siis, kui sa nagu teda kogu aeg nüüd võtad, siis järsku üks hetk keha ütleb, ma ise enam ei oska rahuneda, anna mulle nüüd seda nagu ainet. Sellist asja ei ole. Et sellist asja ei ole, mis tähendab seda, et ma ei näe nagu põhjust, miks need kaks asja omavahel kokku võiks minna. Kas ta on kanep, kas ta on seened, kas ta on supertoit, kas ta on, ma ei tea, õun või mis iganes. Mul ausõna ei ole vahet, et selles suhtes on nagu, mis iganes selle inimese jaoks toimib. Inimene peab enda jaoks seda leidma. Me täna otsime neid nii-öelda kiirteesid, või selliseid shortcut'e, nagu me ütleme, et okei, see võib-olla annab mulle kõige rohkem, kõige vähema raha eest, või kõige kiiremini, fine, leiad need tooted enda jaoks, ma arvan, et seal, kellel iganes sobib see kanepitoode või seen või mis iganes ta on, jumala eest, aga päeva lõpuks on nagu see, et lõpetame need tegevused ära, mis meid nagu nõrgaks teevad. Täiega, et vaata, kui korraks lahendatakse probleem ära inimese jaoks, siis inimene unustab selle kohe ära, mis selle probleemi põhjustas tema jaoks in the first place ja minnakse tagasi selle sama mustri juurde, sest see on ju nii nagu mis iganes mugav või tuttav või äge või whatever on ju. Et aga jaa, ma arvan, et super. Ma nüüd ütlen mitte lindi jaoks, meil on vist aeg täis. See on mitte lindi jaoks. Uni on üks huvitav asi, mis meil on tegelikult käsitlemata. Mis meil see kell on? Meil on 41 ja ma tegelikult peaksin 50 hakkama minema. Aga uni on hästi huvitav asi, mida ma tegelikult tahtsin puudutada. Me võime selle unest võime teha täiesti eraldi nagu osa selles suhtes, et see on... Kui sa oleksid nõus... Sellest ma võiks mingi tund-poolteist rääkida, sest see on mulle väga hingelähedane teema. Aga teeme, seepärast, et jätku osa on super äge, kui sa oled nõus ja uni täpselt, seal on nii palju rääkida, et me võime praegu teha lihtsalt siukse tiiseri, et me ühes jätku osas räägime nagu unest üsna nagu pikalt ja süvitsi, sest see jõuab nagu uuesti inimeste teadvusse väga, et see uni on nii oluline nagu, et millised probleemid sealt lähtuvad, mis iganes. Aga teeme niimoodi, et tõmbame otsad kokku, meil on tund täis, minu meelest oli päris okei. Et ja ütleme, et meil tuleb jätku osa, kus me räägime tegelikult enam-vähem unest, sest need on nii matching teemad üldse nagu kõik on ju. See minu 80-20 printsiibis on see esimesel kohal, mis ma inimestele ütlen, et kui sa tahad oma elurütmi paika saada, siis alusta unest, et sealt hakkab kõik muud paika jooksma. Okei, aga korra ma veel selle väliselt, kas ma võin su kuulajatele teha ka nagu pakkumise tänutäheks koodi? Ei, loomulikult, absoluutselt. See on muidugi. Väga hea, siis teeme. Jah. Tänan Silver tänase vestluse eest. Tund on kiiresti möödunud. Võtaks tänase osa kokku, avades ukse nii-öelda järgmisesse suurde teemasse, milleks on uni, aga täna räägime selle kohta lihtsalt paar lauset, sest see on hästi kattuv ka meie mõlema ettevõtete toodete funktsionaalsuse mõttes. Aga sellest on võimalik rääkida, nagu me leidsime tunde, et kuidas sinu tooted unele mõjuvad, nagu ma mainisin, mul on või Bellil on tegelikult une toetamine kujunenud üheks esmaseks funktsionaalsuseks, mida inimesed
ühe konkreetse meie toote või toodete puhul otsivad ja seda ka nagu saavad, et kuidas Shroomwellil on? Meil on täiesti eraldi tootesari, mis tuli välja, mis on ka nii-öelda une toetamiseks, sest see täna on lihtsalt niivõrd akuutne probleem, et kunagi oli see vanemate inimeste probleem, täna ma näen nagu 20-30 aastased nagu võtavad ühendused, et kuule, mul on niisugune probleem, noh, see on uskumatult suur pandeemia, see on järgmine pandeemia, mina ütlen. Ja noh, minu jaoks hästi hingelähedane probleem, sest nagu siin saateväliselt, kui sul mainisin, et see on üks 80-20 printsiibi aluseid, et nad teeme nagu 20% asju, mis on 80% tulemust, ja see on esikohal alati, mida ma inimestele ütlen, et saa oma uni korda, et mine normaalsesse unerütmi ja saa see uni korda ja kõik muud asjad hakkavad sealt tagant lahenema. Aga noh, nagu sa ise ütlesid ka, et me oleme selles nagu mugavustsoonis, see tähendab seda, et ma pean muutuma, ma pean midagi tegema, ja siis inimesed ei kipu seda tegema ja see keerab neil tuksi absoluutselt kõik ülejäänuga. See on uskumatu, kuidas uni nagu mängib see rolli. Nii et uni on kindlasti väga tähtsal kohal meil on selle jaoks isegi täna tooted, et seda nagu nii-öelda toetada ja soodustada. Nagu sa mainisid, kuskilt ida poolt on veel jäänud selline, et uni on sinu põhiline ravitseja. Magamise ajal sinu keha ravib ennast. Absoluutselt. Miks, kui sa oled vigastatud, miks sa magad palju? Sellepärast, et sa ravid ennast. Pea laest jalad alla, nii et alates aju puhastusest ja aju nii-öelda regeneratsioonist kuni siis nagu keha ja kuded ja absoluutselt kõigini välja, et me kindlasti räägime sellest täpsemalt, aga noh, ma võin juba nagu nii-öelda ettulatavalt ära öelda, et siuke inimene nagu mis ta oli, Matthew Why We Sleep, miks me magame, verekonna nime, ei mäleta, Matthew mis iganes ta oli, ühesõnaga ma soovitan seda raamatut, et lihtsalt aru saada, miks nagu ajule on und vaja. Et kui me selle tuksi keerame, et aju on nagu kõige suurem vara meil kehal, siis on kõik muu läheb ka allakäigu teed. Väga super. Me räägime sellest täpsemalt jätku osas. Kas see saab olema kohe järgmine, sellest anname teile teada, aga nii me kokku leppisime. Silver tahab pakkuda teile ühe sooduskoodi oma toodetele ja mina võin ka reklaamina öelda, et meil tuleb Shroomwelliga õige pea üks ühine sotsiaalmeedia kampaania. Täname kuulamast, lõppsõna Silverile. Ja, et kuulajatele ka, et tänudajaks, et nad viitsid meie jutuajamist siin kuulata, et ma teeks sooduskoodi PEL15, mis siis annab shroomwell.ee kodulehelt tellimust, esimest tellimust 15% allahindlust. Super. Ja noh, selles suhtes, et julgustada ja võib-olla võtta natukene nagu seda riski nagu ka väiksemaks, et kui kliendid tahavad minna ja katsetada ja proovida, siis me omalt poolt aitame nagu kaasa, et ja teine küsimus, või teine siis nii-öelda üleskutse on see, kui inimestel tekib küsimusi reaalselt. Me saame aru, et kõik ei navigeeru selles CNT-maailmas, et see on uus maailm, uus teema, võib-olla natukene hirmutav, et jumala eest julgelt võtta meiega ühendust, et küsida, et kui ma ei ole päris täpselt kindel, milline toode sobituks või tekkis mingi küsimus, jumala eest, nagu me hea meelega vastame. See on kindlasti hästi oluline, adekvaatne konsultatsioon, et tänan. Aga aitäh sulle, väga põnev vestlus. Jah.